Innovatsiooni tuleb tänapäeval uksest ja aknast niimoodi sisse, et kui sa iga päev asjadega kursis ei ole, siis sa jääd sellest rongist maha. Ega ka ettevõtjad, ka Alexela, te peate olema tohutult nende asjadega kursis, sest et muidu te olete eilne päev. Eilne päev ja tegelikult, kui ma mõtlen ka täna, miks me siin oleme, AutoCharge. Palju tegelikult on kurdetud juba ajalooliselt, et inimesed, kes sõidavad elektriautodega, neil on palju äppe, pardatšokk on kaarte täis. See on nii ebamugav. AutoCharge ehk siis automaatse laadimise funktsioon, mis tähendab seda, et jõuad laadi juurde, ühendad kaabli autoga ära ja laadimine algab iseenesest. Tegelikult võtab kõik need hirmud ja mured maha. Sul ei pea olema kaasas Alexela kaarti, sul ei pea olema kaasas nii-öelda kohe käes Alexela äppi, sa jõuad laadi juurde, vahet ei ole, kas see on mõne kaubanduskeskuse juures, maanteedel, tikupoiss, täkupoiss, kus see on nagu eriti mugav, jõuad perega tikupoissi, kõik jooksevad autost välja, kõik jooksevad poodi, sina ka viskad kaabli taha ja lähed neile järgi, et tegelikult ülimugav lahendus ja igal juhul Alexela huvi on kõikide nende uuendustega kaasas käia. Oskad sa öelda, kui palju Eestis elektriauto omanikke on juba, kes seda võimalust kasutavad? No ütleme niimoodi, et me oleme nüüd siin 1,5 nädalat selle teenusega väljas olnud, et tegelikult päris aktiivselt inimesed registreerivad, kasutavad. Niimoodi teiste operaatorite kohta ei oska öelda, aga meil on ta selline suurusjärk 200 juba esimest klienti, kes on selle teenusega nii-öelda tutvust tegemas. Ja nüüd läheb lugu eetrisse, infolevik saab hoogu juurde ja taas tuleb kasutajad kindlasti lisaks. Igal juhul, et soovitan, minge Alexela kodulehele, vaadake, meil on seal täpne juhend, kui ilusti juhendi järgi minna, saab kiiresti, lihtsasti ära registreerida ja kindlasti on oodatud igasugune tagasiside nii sotsiaalmeedias, kui võib meile otse kirjutada, helistada, et võtame tagasiside arvesse ja teeme teenuse veel paremaks. Kas ta nüüd tajub ära auto enda, on see kuidagi võrdväärne selle numbrimärgi tuvastussüsteemiga, et kuidas see asi töötab? Jaa, autol on endal nii-öelda Mac ID aadress, mida siis funktsioon kasutab. Jah, meil on ka tegelikult kodulehel olemas nimekiri autodest, mis täna seda AutoCharge funktsiooni toetavad ja mis mitte, nii et kõik, kes ei ole kindlad, kas nende auto toetab või mitte, tasub üle vaadata see list ja me igapäevaselt nii-öelda täiendame seda listi. Kas see teenus on mingis mõttes maksustatud? Ta ei ole meil eraldi maksustatud ja liituda saavad kõik põhimõtteliselt, et saab vabalt liituda. Üks palve veel võib-olla inimestele, et kui tõesti, et olete autot maha müümas või enam aktiivselt ei kasutata, siis äpis on ka seadete all see võimalus nii-öelda eemalduda AutoCharge'i teenusest, et seda on mõistlik igal juhul teha, et siis hilisemad võib-olla sellised mured, probleemid jäävad ära. Kui alguses läheb meelest ära, küll pärast esimest arvet meelde tuleb, et see auto sealt eemaldada. Just. Seega, Alexela koduleheküljele minge vaadake, tehke asi selgeks, mõned lisaliigutused ja tegelikult sealt edasi läheb elu palju mugavamaks. Mugavamaks ja jäävad ära kõik nii-öelda kaardi teemad, äpi teemad ja tegelikult hästi mugav nii maanteedel kui kaubanduskeskustes. AutoCharge'i funktsioon täna toimib kõikides CCS2 kiirlaadimisotsikutes.